Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Tere kõigile, mina olen päris jõuluvana ja sertifikaadiga ja puha ja praegu ajad ei ole kõige paremad ja teise endale kingid sebima. Soovitan sokisahtlist. Ho. Ja tere taas kaunist pühade aega teie silmadesse ja kõrvadesse ja me oleme rõõmsalt suundumas aasta lõpu poole ja millega me nüüd siis tähistame kõike seda? Veega, otse loomulikult, otse Aquafori kannust tulnud vesi, mis puhas täiesti, puhastatud. Oma veepuhastusjaam ja kuidas nagu sa oled oma aja planeerimisega hakkama saanud, et ma saan aru, et praegu kõik jooksevad amokki. Sina siin istud rahulikult, chillid, oled kattunud sätendavate ehetega, oled ennast jõuluks ära ehtinud nii-öelda. Ja mul on kõik kingitused ostetud, mina olen väga happy ja muret ei ole. Ja kuna ma ei veeda jõule Eestis, siis nii ongi. Rohkem lähemalt ma ei räägi. Minu juurde kolivad sisse soomlased. Minu koju, nende jaoks on eksootika tulla siia jõule veetma ja mina lähen siis seniks nende juurde. Ehk siis ma lähen põhjapõtrate juurde tegelikult. Meil on see kodude vahetus, see film oli ju ka selline, et see oli nii äge ja minu mõelest seda võiks täiesti proovida. Eriti need inimesed, kes hädaldavad, et nad ei jaksa reise osta kuhugi palmi alla või mõnda eksootilisse kohta või siis suusalaagritesse Rootsi või Šveitsi, siis vahetage kodusid ja ma arvan, et te olete väga-väga-väga õnnelikud. Aga sul ei ole mingit sellist paranoiat etappi, mida nad võivad teha, äkki nad sorivad mu asjades ja võtavad midagi ära? Sorigu, jumal, kui on põnev. Ma arvan, et ma lähen ka, kui ma olen nende kodus, ikka vaatan siia-sinna ja millist kreemi pereema kasutab ja võib-olla, kui olen natukene švipsis šampanjat joonud, siis vaatan, et ega tal mingeid põnevaid lelusid öökapisahtlis ei ole ja nii edasi ja nii edasi. See on puhas inimlikkus. Et kas sul ei ole niimoodi olnud, et nüüd sa elad õnnelikult koos oma mehega ja sul on perekond ja pole isegi huvitav võib-olla mehe sokisahtlis sobrada. Äkki on pikk sukk. Ja, just. Et aga kas ei olnud varem nii, et kus said kellegiga tuttavaks, mõne kihvti noormehega või mehega ja siis sa jäid sinna niimoodi veel ringutama hommikul ja nagu nurruma sinna siis ja mees pidi tõttama siis oma ärisid ajama, et ta saaks lubada šampanjat ja šokolaadi. Et ikka läksid, vaatasid ta kappi, vaatasid, millised ülikonnad seal ripuvad. Varksi ja vaikselt muidugi sa tead, et see ei ole ilus ja see ei ole nagu õige, aga sa eeldad ka kusjuures, et see mees teab, et sa nagunii lähed vaatama. Ja siis on sul seal väiksed villatused pandud ja see niimoodi
ja sa saad aru, et ta aimas, et sa lähed natukene nuuskima. et see on väga armas. Mulle tohutult meeldis, kunagi oli ühes ajakirjas, ma arvan, et ma töötasin seal, kirjutasin seda lugu, et oli selline variant, et viidi naised mingite poissmeeste koju ja siis nad pidid nagu seal ringi vaadates kõik pildid ja asjad, no umbes nagu sina tegid kodukäijates, ennustama, et kes on see poissmees ja millega ta tegeleb ja ühes minu arvates sellisest komplektist tuli ka hiljem suhe, sest noh, muidugi naine avas külmkapi, leidis sealt mingid idud ja smuuti ja karjatas, et issand, see on kindlasti mingi gei ja pärast selgus, et noh, tuli noortel paks armastus, sügav lamuur, aga mis kodude juures siis on need kohad, mida sina alati vaatad? No sa vaatad ikkagi paratamatult, kuhu sa anyway satud, sa ei saa sinna mitte midagi parata, kas siis vannituppa või tualettruumi, sa satud sinna. Ja noh, seda sa näed juba, sa ei lähe ekstra vaatama, aga kui sa juba vannitoas oled, no eks sa seal mingi kapikese või sahtlikese ka avad ja vaatad, milliseid ravimeid see mees tarbib, on ju, kui haige ta on. Kas on sinised pillid sahtlis? Ei, isegi mitte see ei ole isegi probleem, vaatad pigem kui haige ta on, et kas tal on seal või siis ma ei tea, kus ta oma medikamente seal hoiab. Ja siis ma ei mäleta, kas ma rääkisin ühes podcastis sellest, et ma olin ühe mehe juures, kellel olid kõik T-särgid olid kapis hinnasiltidega. Ei ole rääkinud. Seda sa siin küll rääkinud ei ole. Miks hinnasiltidega? Sest ma rääkisin seda vist, head tüdrukud nii ei tee sellest stand-upis, ma arvan, jah. No ta ise ka enam ei mäleta, kus mida rääkinud olen. Aga tõepoolest üks selline juhus oli, et ma mõtlen, kuidas niimoodi rääkida, et keegi aru ei saaks, et jutt temast käib. Aga no mis on kõige seksikam asi? Alustame sellest, kui sa mehe juures oled, et loomulikult, kui sa satud sinna. Sa tahad panna tema särgi selga? Ei, siis sa mõtled juba ette, ei Piret, see on ju täiesti vale. See on klišee. Ja see on klišee. Ei, me jõuame sinna ka, et sa lõpuks paned tema T-särgi selga, aga enne seda, kui sa jõuad mehe juurde, siis võiks ikkagi olla tol õhtul seksikas pesu seljas, ilus pesu seljas, et see meestele meeldib. Sa ei lähe ju kohe T-särgid sinna mingis lotendavas. Aga jah, see on küll tõsi, et aga hommikul ärgates peab sul seljas olema tema T-särk. Ja eeldatavasti neile meeldib isegi see, et see on see pisut mulle endale ka meeldib tegelikult, et see on see pisut igine T-särk, mulle meestele meeldib. Mitte mingi puhas on ju. Ja siis ma mäletan, et ma seal vastu hommikut tuustisin seal mehe vannituha mustasapesukastis ja no ei ole seda head mõnusat igist T-särki, no ei ole, ei ole, seal oli küll mingid voodilinu ja midagi veel, aga ei ole, T-särki ei ole. No siis läksin magamistuppa, lõin kapi uksed valla ja mõtlesin, võtan sealt siis vahet pole pestud T-särgi, need näevad ka mõnikord jube vanad välja, on ju. Kui on piisavalt mitmeid kordi pestud. Ja siis teen kapiuksed valla ja vaatan, et ohoo, võtan ühe särgi, niimoodi vaatan ette, oh my god, issand, see on täiesti uus hinnasilt ka veel küljes, on ju. Ei, olen ikka viisakas, ma ei hakka päris, osad mehed ju vihastavad, võtad nende mingi olulise särgi sealt, siis vaatan, võtan teise, võtan kolmanda, neljanda, siis võtan niimoodi, siis lõpuks võtsin selle hunniku, vaatan, kõik T-särgid on uued. Kõik on nende hinna veel lipikud küljes. Sa raps. Ja siis see veel on nagu, küsisin ta käest, et mis toimub? Tead sa, ta ei pesnud isegi T-särke. Ta viskas nad pärast ära? Jaa, ta ostis uued kogu aeg. Võt selline mees oli. Niuke mees. Sa uskumatu, ma arvan, ta viskas sokid ka ära. Ja see oli päris huvitav kogemus, jah, et ta ütles, et ta ei või kannatada seda, et ükskõik kui hästi pestakse või mis tehakse, see ei ole see perfekt. No vaata, uuel särgil on alati see mingi eriline touch. Kui sa juba ühe korra ära pesed, siis see nagu ei aita. Aga mul tuli Ameerika meelde sellega seoses, mis teenust Eestis ei ole. Soomes küll on, sest mul praegu tuleb meelde, et mul mees armastas ka, et ma viiksin kõik tema need särgid, triiksärgid just alati pesumaja. Meil oli üks konkreetne pesumaja seal Kaivopuistos ja sealt tulid nad välja nagu uued.
ja natuke pandi, tärgeldati ka. Aga Ameerikas oli veel ekstra, ma mäletan, et sa pidid ütlema, et kas sa tahad light, medium or nagu kõva see stretch on ju. Et veel see, et osad särgid tulid nagu täitsa kivikõvad ja sama oli teksadega, ma mäletan, praegu ma mõtlen, sest selle hetkel, kui mina seal olin, see oli moes kuidagi see hästi siuke jäik teksa, et ta pidi olema hästi clean, mitte see rebitud, mis meil siin vahepeal moes oli, et ta oli clean ja siis veel oli see, et kas viigiga teksa või ilma ja viigitud teksad. Ja mul on endal ka viigitud teksad praegugi, mul väga meeldivad, see on väga šikk, kui nad on sellise teatud lõikega ja lähevad natuke laiemaks alt ja siis see viik on sees. See teeb su kehakuju selliseks saledamaks. Aga seal oli veel need variandid ja mulle tohutult see Ameerikas meeldis. No seal on rahvas ka ju loomulikult rohkem, elasime Chicagos. Ja iga nurga peal oli siis need Hiina pesulad, kõik hiinlased pidasid neid ja no seal oli nagu võistlus käis, kes milline nurgapealne keemiline nagu best of the best nagu, et seal tõesti pingutati ja see ei pesnudki põhimõtteliselt mitte midagi, sa viisid voodilinad sinna, sa viisid kõik triiksärgid sinna ja see maja, kus me elasime, jah, seal on ka see komme, et sul ei ole, meil oli 47 korrust maja selline, kus me elasime, aga seal oli ka see üks pesuruum, ühel korrusel olid siis kõik need hooldusruumid, sa said seal, ma ei tea. Kõik pesumasinad olid ühes kohas. Jaa, kõik pesumasinad olid ühes kohas. Jah, et sa ei pidanud neid korteris ja ma ei mäleta, mitu korda ma seal käisin, no väga harva. Ühesõnaga, et sa viisid ikkagi kõik pestavaks ja see oli odav, see oli normaalse hinnaga, see ei olnud mingi üüratu summa. Aga sa kogu aeg viisid, särki kanti ka ühe korra ja siis, kui ta enam ei näinud uus välja, siis tõepoolest ta viidi kuhugi, ma ei tea kuhu. Kusjuures, jah? No, kuhu sa jõuad selleni välja? Ma ei tea, kuhu ma jõuan selle jutuga välja. Et Eestis ma tahaks öelda, et kahjuks seda ei ole. Et sa ju pesed pesumasinas ära ja ükski asi ei ole nagu enam nagu nii ilus, kui ta oli ostes. Kuigi samas soovitatakse, et kui sa ostad T-särke ja igasuguseid asju, sa pead need enne ära pesema. Ja ma tahtsin selleni jõuda, et need on sageli ju töödeldud ja öeldakse, et selleks, et nad seal poes näeksid efektsed välja, et neil on nii palju võib-olla mitte kõige paremaid aineid sees, et siis sa peaksid nagu eraldi mõtlema. Ja mitte ainult töödeldud, vaid kui sa isegi vaatad neid dokfilme või näed, kus neid valmistatakse. See rõivatööstus, jumal teab. See rõivatööstus, nad on ju mustad, nad on seal vedelevad, kurat teab kus ja nad on mustad tegelikult. Ja mina olen ühe korra saanud sellise, issand kõudne, ma ei tohigi vist siin rääkida niisugust asja, aga ma ikkagi räägin. et ma mäletan, et ma olen saanud sellised punased tipid-täpid oma kehale. Mingi lööve? Ja ma ei saanud aru, mis asi see on nagu. Ja isegi nagu ei sügelenud, aga lihtsalt sellised punased tipid-täpid tuli just kätele, ülavartele ja kuhugi vist võib-olla siia paenla-alustesse, aga mis asi see on, läksin oma nahaarsti juurde ja ta kohe vaatas, isegi tal ei olnud vaja mingit proovi võtta, ta ütles, et sa oled selle riietest saanud. Ma ütlesin, mis mõttes nagu riietest? Ta ütles, kuule Anu, et mõtle, kui palju asju sa laenutad ja sa proovid või kui sa lähed üldse niisamagi poodi ja proovid neid riideid. Aga mitu inimest enne seda on neid asju proovinud? Aga järsku temal olid mingid nahalestad, on ju. Ja sa said selle asja endale. Et see oli päris õõvastav. Ma ütlesin, aga kuidas sina siis käid poes nagu, et kuidas sina oma asju proovid või mis sa teed? No ta ütles, et ikka väga pika hambaga nagu ja ma ei tea, mis T-särk või mingi bluusike on tal seal all ja no vaata, nahaarst teab, ta on ju eriti ettevaatlik. Ja olingi saanud riietest ja mitte see, et seal oleks mingid keemilised asjad olnud. Ma algul mõtlesime, et järsku ma pesen mingite pesuvahenditega, mis särritavad mu nahka. Ta ütles, et ei, et see on selge, et sa oled saanud riietest, et kellegi teise inimese omad nagu. Et see oli päris nagu... Minu arvates inimesed uuemal ajal ongi ju peaaegu nagu bioloogilised pommid, et tea küll, et sa lased seal mingid inimesed oma koju ja siis sa pärast ju ei tea, mis nendega kaasa tuleb, et äkki neil on ka mingi batsill või viirus või mida iganes. Tead, mina arvan, et selliseid asju ei tohi karta, et mida rohkem sa oled neid viiruseid, batsille ja baktereid saanud, seda vastupidavam, nagu tugevam sa oled, et
las olla. Mul oli tuttav vahepeal, kes otsustas, et tema tahab ennast kuidagi, kuidas ma ütlen, nagu tugevamaks teha. Siis ta tahtis hästi palju viiruseid saada või? Ja ütles, et tema, et mis see on, et lapsena tema sõi mulda ja kraapis krohvi kuskilt ja ma ei tea, lakkus seinu ja mitte midagi ei juhtunud ja nüüd on kogu aeg mingi allergia otsa. Ja siis tema otsustas, et tema alustab sellest, et ta ostab poest, kui ta ostab puuvilju ja asju, siis tema ei pese neid näiteks ja sööbki mustalt. Ja kui jääb haigeks, siis põeb selle läbi, on ju, ja siis sööb edasi. Ja siis ta sõi ja siis me jälgisime kõik, kuidas ta sõi, noh, selles mõttes, et noh, kas juba oled saanud midagi, oi, kas kõhukene on lahti juba, ta ei saanud mitte midagi, ta sõi kogu aeg neid musti. Ma ütlesin, jumal, seal on veel see keemiaga, nad ju käivad need üle, mingid õunad on ju, vahatavad seal mingite asjadega, et ei, ta ütles, ta ei saanud mitte midagi, et see läks tal untsu. Kusjuures asi, mis selle, noh, minu arvates on praegu ju täielik puhtuse terror, et inimesed nagu kogu aeg nagu, noh, ma ei tea, saadavad restoranis nõusid tagasi või mida iganes või noh, tõesti need läbiproovitud riided poes sa näed, et kellegi huulepulga jäljed või jumestuskreem, noh, okei, see ei ole okei. Saad alla indlust, saad alla indlust, kui sa tahad seda osta. Teine Jaanip võtad valge pluusi, teed ja lähed näitad müüjale, näed, siin on huulepulga jälg. Aga asi, mis noh, tundub nagu väga veider, on see, et sellised võib-olla odavama klassi pesuloputusvahendid, et noh, sa liigud mingite inimeste seas mingis spordiklubis või kusagil ja sa tunned seda nagu lõhna ja no see ei ole absoluutselt puhtuse lõhn. Puhtad asjad ei lõhna mitte millegi järgi ja ma mäletan, et ma pidasin ka nagu vaidlustama noorte sõpradega kodus, et palun ärme kasuta neid, aga neid müüakse, aga ma olen näinud reklaami ja siis ma mõtlesin, et kus see on tulnud, et kõik asjad peavad lõhnama millegi järgi, et ma olen tunne, et ma olen nagu mingisuguse lõhna ja puhtuse terrori all ja see pigem häirib mind. Minule meeldib, sa ütled puhtusele lõhna on küll. Kas sa suvel ei tunne, no ma ei tea, kui ma Saaremaal olen ja pesen nagu voodi pesud ja asjad ära ja panen need õue kuivama. Või siis ma mäletan, kui vanaema pesi isegi talvel, noh, olid pesutoad, olid nagu eraldi, kus pesti, siis ma ei tea, korra kuus võib-olla siis selliseid suuremaid asju, laudlinu, voodilinasid, tekikotte ja siis pandi, no ma ei saangi aru, kuidas need ära kuivasid, nagu karmil sellisel talvel pakasega pandi õue kuivama, siis nad kuivasid nagu selliseks, noh, ja sa võisid murda neid, noh, nad ei kuivanud ju ära, ma ei saanudki aru, kuidas nad lõpuks ära kuivasid, aga me kasutasime ja sellel talvel õues kuivanud, siis tekikotil oli selline talvelõhn ja suvel õues, noh, kui ma nüüd suvel pesen pesu ja siis ta on õues ikkagi kuivanud, seal on see suvelõhn, seal on see mingisugune putukate ja mesilaste ja päikese ja mingi selline lõhn on seal juures, et puhtusel on lõhn, aga see ei ole see keemiline loomulikult, et jah, et see igalt poolt see keemia nagu ründab sind ja noh, kui sa tunned nagu inimeste puhul mingisugust sellist lõhnaterrorit, et noh, muidugi teine variant on see, et see on higihais. Ja on see, et ei ole üldse mingit lõhna. Ma ei tea, et see on ka selline higihais, kui ma ütlesin just ennist, et mulle meeldib. See on nagu feromoonpüünis. Ja, et mulle meeldib see mehe lõhn või natuke selline mehe higine lõhn. Et see võib ka meeldiv olla, aga see on ainult sel juhul meeldiv, kui ta ei tarbi mingeid imelikke tablette või ravimeid. Ravimitest tulevad hästi, inimesed haisevad hästi halvasti. Tuleb mingisugune haiguse lõhn, nimetatakse seda. Ja siis, kui ta sööb õigeid asju, ja siin me jõuamegi selle punktini, et kui sa sööd õigeid asju, siis sa lõhnad hästi. Kui sa jood kallis šampanjat, siis sa lõhnad nagu šampanja. Kui sa jood roositeed või kummeliteed, siis sa lõhnad nagu see kummel. No ühesõnaga tegelikult ju kõik need asjad, mis meil ihust läbi käivad, nad ju läbi nahapooride ju ka imenduvad välja. Et seepärast ärge sööge vorsti, eriti grillvorsti. Küüsauku. Lihast tuleb ka halb lõhn, sest et liha enne, kui ta väljutame, ta ikkagi seal korralikult mädaneb ja seedib seal, see lihast ei tule tegelikult head lõhna. Aga sul ei ole osade inimestega niimoodi olnud, et nad ühtepidi tunduvad küll tohutult toredad, aga sa ei suuda silma otsaski taluda nende lõhna. Et see on nagu mingisugune looduse poolt loodud tunne, et sa peaksid kuidagi selle inimese nagu ära tõukama.
No. aga ma ei saagi sageli aru, mis see lõhn on, see ei ole üldse On nagu ebameeldiv. kunstlik, aga see on nagu selle inimese, ma ei tea, juuksed, nahk. Aga see ongi see, no öeldakse ju, sa oled see, mida sa sööd, mida sa tarbid ja mina arvan, et sa lõhnad siis ka halvasti, kui sa mõtled halvasti ja räägid teistest inimestest halba. Siis see mürk nagu koguneb su sisse ja siis sa oledki see, kes sa oled. Ehk siis sa vaistlikult tunned, et see tüüp ei sobi sulle. Et nii lihtne see ongi. Sest ükskõik kui palju inimesed ennast nagu lõhnastavad, peidavad, varjavad, et kokkuvõttes mingil hetkel see ikkagi nagu kaob ja samas tõesti selle naturaalse T-särgi lõhn, isegi natuke higi võib olla väga meeles. Ja, aga see võib inimesele külge jääda, mõnel inimesel ma olen tundnud tema juures tema kodulõhna. Ja vaata, kui kodus on mingid asjad halvasti, et tal on seal mingi, kas õhutusega ilmselt on mingid jamad või selline kerge hallituse või kopituse lõhn on vaata mõnel inimesel juures või midagi on sa saad selle inimese lõhna järgi öelda, et tal kodus ei ole kõik need süsteemid paigas. Et see on ka huvitav, seda ma olen ka tundnud. Või nagu öeldakse ju vana inimese lõhn, et seda ma kardan nüüd muidugi kõige rohkem. Mõtle, kui saabub see päev, kui sa hakkad lõhnama nagu vana inimene. Kas vana inimene lõhnab nagu juust või nagu vana vein? ei, on vana inimese lõhn konkreetne. Ma arvan, et nad ei käi enam nii tihti pesemas. Nad ei ava aknaid. Nad ei ava aknaid ja nad hoiavad seda kodu, et oleks soe, et küttekuludele ei kuluks. Nad ei joo piisavalt vett tõesti, see on väga-väga kurb. Seda ma olen isegi oma sugulaste puhul märganud, et tõesti ei joo vett. Et see on nagu meie generatsiooni uus selline tava, et me joome vett ja pigem väljutame seda. Et ma tean, et mul on ka tädi, kes ütlen, võtta nagu, ma näen, et me oleme terve päeva koos, ei ole ühtegi tilka vett joonud. Aga ma ei viitsi veed sees nii tihti käia. See ei ole okei. Ma mõtle, see mürk ju koguneb sul kõik sinna sisse. Et ja mitte mingit ringlust võlatan, võtan kohe ruttu lonksu vett selle peale, mitte ma arvan, et sulle võis ka mõjuda nagu Ameerikas elamine tohutult, sest seal oli kogu aeg, minu arvates inimestel on seal konstantne hirm dehüdreerumise ees, et selles mõttes, et keegi nagu umbes hakkab kobistama ja siis tormatakse kohale veepudeliga ja öeldakse, et kas sa oled piisavalt joonud. No sul on kogu aeg mingi veepudel seal käes, absoluutselt kogu aeg, et see on küll tõsi, see oli juba siis mitukümmend aastat tagasi, et kui meil isegi ei käidud veel, ma mäletan, et ma tulin Ameerikast, käisin korra, isegi Soomes vist või Tallinnas, ma ei mäleta, kus on nii palju aega möödas ja kui mul oli kohvitops või kohvitass käes, kõndisin mööda tänavat, siis mind vaadati nagu mingit imelikku. See oli seal juba täiesti normaalne ja meil oli kuidagi mis asja, mida sa endast kujutad nagu ette, et nii ülbe, et nüüd kohvitassiga, meil papptops ei olnud, mul oligi päris kohvi mingi selline või mingi kohviklaas käes ja limpsisin seda vahepeal. Inimesed ei saanud üldse aru, mis on viga. See on nii chill ja et jah, sellised huvitavad asjad, aga ja lõhna suhtes veel inimestele võib olla, et aitab küll see ka, vaatsa ütlesid, et võib-olla nad siis mõned lõhnastavad ennast mõtlevad, et see parfüümiga tapad nagu selle halva lõhna, aga vahel on mul küll niimoodi, et olen nagu ratsahobune lasknud ringi ja siis ma tean nii ja nüüd mul on veel see asi või see kohtumine või mingi saade või mingi asi on ees, kappan ja siis ma tunnen pekki, ma ikka ei ole kõik asjad vist nagu plansis, et sa oled juba päeva jooksul higistanud ja kõik ja siis mina, kuna ma olen kesklinna inimene, tõesti kappan hästi palju jala, panen kohe aitäh Kaubamaja, Tallinna Kaubamaja. Mina kappan sinna parfüümituppa kohe, ütlen mõttidele, teate, mul on siuke päev, igipull on osas, nüüd ma lasen siit sutsaka, sealt sutsaka, mulle meeldib veel miksida. Nüüd ma lasen endale korraliku lõhnatuši peale, et vabandage väga, aga ma pean lihtsalt, et muidu ma haisen, et seda ma teen küll ja täiesti ilma igasuguse häbitundeta.
aga mis lõhnade peale on sul mingisugused asjad, ma ei suuda hoida seda küünalt vaka all, kuna meil on siin võimalik ära liiga palju lase seda, paar surtsu on. Ma lasingi 2 surtsu. Nii. et peab tunnistama, et mul on tekitanud see sõltuvust, et praegu nagu tuli kuuselõhn tuppa, ja see on üks meie lemmikutest. Ja, just, aga vaata, huvitav, et ta jääb ainult sinu ümber. Oota, anna mulle ka. Sest ta jõuab sinuni ja ta jõuab natuke aeglasemalt, aga see on, kui sa teed tõesti selle ühe, päris juustele ei taha lasta seda siia kahele aga see on kõrvale. Ka selline mõnus patsillikilli ja et kas see toob sulle mingisuguse zen meeleolu või? Absoluutselt, sest ta on nii meeldiva lõhnaga, see on nahrin ja see on Šveitsi toodang, nagu ma aru sain, ja mul on veel üks eraldi, ma ei teagi, siin ei ole sama lõhnaga, selline õliline ka, et nüüd ma hommikuti, kuna nii palju inimesi on ümberringi haigeid juba, siis ma ikkagi õõrun selle omale käte vahele, siis see tore proua, kes seal Roosiga on siis müüakse neid nahrini tooteid, siis ta veel õpetas, et sa õõrud selle soojaks, sealt tuleb veel eriliselt hea selline lillede metskannikeste piparmündi, ma ei tea, mingi selline, mingi väga special Šveitsi lõhn, väga peen Šveitsi lõhn tuleb sealt. Õõrud veel niimoodi ja siis ta käskis mul veel kuidagi ettepoole kummarduda niimoodi, siis tõmbad niimoodi ja siis tõmbad selle viimase laksu ossa ja saad aru, see läheb siit ninast ja see jõuab sulle täpselt selle koha peale. See tõmbab nagu selle aju puhtaks. Et see on üks imeväärsemaid asju ka õlina. Et ma nüüd, ma ei lähe lennukisse ilma selleta absoluutselt, sest ma olen saanud lennukist nii kohutava silmapõletiku. Või üldse me võime lennukist saada igasuguseid haiguseid ja haigeks jääda, aga ma olen saanud sealt selle ka ja see, mis seal lennukis toimub ja kuidas see õhk käib lihtsalt ringi ja kõikide inimeste kõikvõimalikud haigused sealt endale külge poogid, siis esimese asjana ja lähed ja siis istud sinna maha ja lased kõigepealt sinna ümber. Mõni ligedik võib hakata ka vinguma loomulikult, et mulle ei meeldi see lõhn, absoluutselt ei huvita, et ütled mina olen ka jõudnud juba selleni, et ma olen isegi seal mingisugustes võttebussides seda kasutanud ja arvestades seda, et sa kohtud nii paljude inimestega ja ma ei ole nagu mõelnud selle üle järgi, et kas ma tahaks nagu ennast nagu päriselt vaktsineerida ja kas sellel on mõtet või mitte. Aga need lõhnad, mida sa lased endale peal, mind näiteks kohutavalt häirib, kui ma olen nagu kogemata testiks omale pannud sellise lõhna, ma ei saa seda enam ära ja siis on mingi selline asi, mis mulle absoluutselt ei meeldi ja siis on kogu aeg selline tunne, pange see käsi ära kuhugi. Ei, aga ma olen ka niimoodi ikkagi lastud endale. Mul on omad need lemmiklõhnad ja kui ma tõesti hommikul kodunt välja lähen, siis ma lasen selle lõhna pilve igale poole. Ma tahan terve päeva pikalt hästi lõhnata ja siis, kui ma olen taksosse istun, siis ma näen juba taksojut kerib akna alla, et ta ei suuda lihtsalt. Kinos ma olen ka inimesi enda kõrvalt sellega ära peletanud, et ma olen lõhnanud liiga palju või liiga intensiivselt, aga see selleks ja siis ma olengi napsanud ja öelnud, et see on igasuguste haiguste ja batsillide vastu. Võib-olla see vanasti oli, et selles mõttes keskajal ju ka kanti ürte, aga osade meeste puhul minu arvates nad lähevad kogu selle lõhnastamisega nagu täiesti nagu üle piiri. Mehed just, et sageli on näiteks ühes firmas, kus ma töötasin, sa võisid teada, kas ülemus on kohal või mitte, kui sa sõitsid liftiga. Sest tema lõhn. See oli tema lõhn, et ta oli nagu põhimõtteliselt ma ei tea, kui palju ta omale hommikuti neid mingisuguseid bosse peale piserdas, aga seal oli ilmselgelt see lõhn ja siis mingil hetkel tal oli kombeks inimesi õnnitleda ja siis sa nagu tundsid, et see aftershave on sul peal ja see on nagu päevi peal ja see ei tule ära. Et selles mõttes ei ole. Ma tunnen inimesel küll seda lõhna, kui ta on meeldiv lõhnaga ja ma tunnen ka seda, et kes on parasjagu ruumis olnud, siis ma tean, et see on tema lõhn. Ja ma tean, et minu puhul on täpselt samamoodi inimesed öelnud, ma tean, et sa käisid täna meil, on ju seal stuudios või kuskil et sinu lõhnajälg jäi nagu maha. Ja minule väga meeldib see, kui on enda signatuurlõhn, ma ei paljasta kunagi seda, mida ma lõhna kasutan, siis mul vahel inimesed ikkagi on märganud seal kuskil lauanurgal või kotikeses seda lõhna, siis on salaja läinud ruttu vaadanud, et mis see nagu on, aga ma üritan seda varjata, sest ma ei taha, et keegi
minu lõhnaline vastukõnniks ja seda sama lõhna kasutab, et signaatorlõhn on nii äge asi. Mulle osade inimeste puhul see ka meeldib, et ma olen tükk aega üritanud mitme tuttava puhul ära tabada, et huvitav, et ma nagu tean, kus ta liigub, kus ta ruumis on, kui ta on samal peol. Ja siis ma olen mõelnud, et mis see on, ma olen isegi küsinud, ma olen ära unustanud ja siis on hästi tore, et sa nagu selle lõhna jälje järgi, aga sama lõhn tegelikult erinevate inimeste naha peal mõjub ka täiesti erinevalt. Absoluutselt. Et see on nagu täiesti nagu erinev kombo. Leia ideid igaks päevaks. Kvaliteetsete toodetega suudab igaüks valmistada imemaitsvat toitu. Well done! Nüüd saadaval ainult Maximas. Aga meil on ka kirjutatud vahepeal. Oota, ma tahan lõhna lõpetuseks öelda. Ja võta kiri. Mina tahan ühe kirja kindlalt ise ette lugeda. No, millise kirja? Ma ei tea, kas sa said ka selle kirja, aga mina sain ühe special kirja. Aga ma tahan selle lõpetuseks öelda, et ma olen reisil ka olla, siis viimati, kui ma olin, kus me olime? Hispaanias vist või? Ja siis, kui tuli üks seltskond meie taha lauda, issand, kui üks naine läks must mööda ja ta lõhnas nagu Araabia 1000 ööd ja 1000 miljon muinasjuttu. Läks istus maha ja siis ma istusin seljaga ta poole, sõin ja siis see lõhn tuli nagu vahepeal, kui ta ilmselt liigutas ennast, siis tuli mingite kergete selliste pahvakutena. Ma lõpuks ei suutnud, sõime ära ja siis ma läksin, ütlesin talle, et sul on selline imeline lõhn. Ma ei küsinud, mida sa kasutad, sellepärast see oli obviously, ta oli ilmselt ise seganud selle kokku, see oli natuke eksootiline, selline araablaslik lõhn. Ja ma tõesti läksin, ütlesin talle, et see lõhn on lihtsalt lummav nagu. Ja muidugi ta sulas nagu mesi. Aga ma võtan ühe kirja küll ette, sellepärast ja mul on siin üks pakikene ka, see Beauty Elixir on varem ka meie saadetes olnud, et sellepärast ma panin siia endale, et sellest käib jutt. Aga ja üks Anu kirjutab ja ta on kusjuures minuga üheealine, mis on ka hästi tore. Ja ta kirjutas sellise toreda kirja, et olen teie podcasti siis pidev kuulaja ja alustasin kuulamist juba siis, kui Anu veel oma noorte kaaslastega podcasti tegi. Wow! Ehk siis pitchidega. Nii. Aga nii lahe on olnud jälgida, kuidas Anu on Pireti suhtumist paljudesse asjadesse muutnud. Wow! Kui see ei ole tal muidugi selline väike tahtlik nõks olnud. Ta on vahel sellele mõelnud. Aga nüüd asjast ehk Anu kaasalöömisel välja töötatud ilueliksiirist. Oktoobri keskel läksin reisile ja vahetult enne seda lõi põlve selline valu, et reisil kappasin ringi ainult ortoosi abiga. Isegi päike ja soolane merevesi ei aidanud. Tagasi tulles meenus, et Anu rääkis, et tarbib seda eliksiiri kuuridena, kui vahel tunneb, et siit-sealt on millestki vajaka. Eriti jäi kõrva see, et kui vahel liigesed hakkavad naksuma. Mõeldud tehtud. Kuigi olin skeptiline, tellisin endale selle toote. Ja enesele üllatuseks umbes poole kuuri pealt sain aru, et põlv ei teegi enam valu. Tahan igatahes uskuda, et see toode aitas ja kavatsen ka seda edaspidi tarbida. Võib-olla on Anul tõesti õigus, et kui tarbida õigeid toidulisandeid, võib nendest ka kasu olla. Et sellest ma rääkisin isegi tookord, kui nad siin meil saates ka olid, et meie armas Jana, kes siin meil neid asju kõik siin sätib ja teeb ja meid nii-öelda eetri kõlbulikuks ja teeb, siis tema oli üks esimesi ka, kes ütles, et see on aidanud hästi ligeste vastu ja sellest me selles saates ka rääkisime. Ja vaat mina nüüd ei oska öelda, sest mina olen ju selline, kes igaks juhuks kõiki asju tarbib. Ei tea, mis siis saab, kui sa ei võtaks. Just, et siis ma ei tea, mis siis juhtuma hakkab, kui ma ei tarbi neid, aga kas sul oli ka siit veel mingisugune, sul on selline uus asi, mida pannakse kaela külge vist või? Ja meil on hästi imelised massaažitooted, et kui ma avasin selle, siis see oli nagu selline tähesõdade, ilmselgelt kui ilus, sellega saaks pittu minna. Ja ma arvan, et kui kõikidel inimestel on uuemal ajal
ma just mõtlen, kuidapidi, ma ei hakka teda ulgama panema, aga et on see nutiküür, et ja siis need suurepärased tundlakesed hakkavad siin edasi-tagasi käima ja siis sa nagu saad panna selle rihma kinni ja näiteks arvutiga töötades, sest noh, meile kõigile ju kipub siia kasvama mingisugune padjakene, kogu aeg on pea ettepoole ja siis inimesed kokkuvõttes ja võivad omale selle nutiküüru külge kasvatada ja siis miks mitte nagu noh, kogu aeg mulle meeldib ka väga massaažis käia, aga kogu aeg ei jaksa, aga sellistel pikematel istuva tööperioodidil võiks selline väike surisev sõber ju täiesti olemas olla, et kui meil eelmine kord oli selline nii-öelda niudevöö, siis sel korral on selline õlavöö ja minu arvates näeb väga efektne välja. Mul on hea meel, et tänapäeval tehakse, vaata vanasti tehti neid asju, lihtsalt nad pidid olema sellised nagu tarbesed, tõsised ja tõsiselt võetavad, aga nüüd nad on muutunud nii ilusaks, et ma paneks niisamagi selle aksessuaari endale külge ja vuristaks. Aga mis firma oma see on? SKG, aga meile on nad toonud üks teine firma, see on seal kusagil sinu listis olemas, aga see on huvitav, et oli eraldi ka ju siuke väike armas siilike peamassaažiks, siis on silmamassaaži aparaat, mis on seal üleval, et sa paned nagu optilised prillid, et seda me oleme eelmistes saadetes näidanud. Ja siis on muidugi see klassika, mis on nagu kõikide sportlaste kodudes ka ja neil on kõik need infrapuna funktsioonid ka sees, et tuleb ikkagi ennast nagu pühade ajal poputada. Mina juba mõtlen pikalt sellele, et kuidas ma olen vähemalt nädal aega, ma saan kindlasti hunniku raamatuid kingiks, siis ma nagu olen pidžaamas ja siis tegelen rahulikult iseenda jalutuskäikude, raamatute ja enda poputamisega, magan kaua, söön hästi. Ja mõtle, kui tore see on. Borealis massaažiseadmed on nende nimi ja sooduskood on isegi meil olemas Borealis 20. Vot nii, et siis peab tunnistama, et kunagi ma sattusin ühe toreda naise juurde massaaži, kes oli pikalt töötanud Hispaanias ja siis ta ütles, et kui hispaanlastel valutavad pigem puusad, siis eestlastel on kogu aeg nagu see õlavööde on see, mis on sest nagu hispaanlased ei ole kogu aeg ei istu arvuti taga. Ja nad liiguvad ja tantsivad ja nii edasi. Aga noh, meil on ka kogu aeg, noh, kui sa käid tänaval, eks ole, libedaga, siis oled nagu pingviin, eks ole, sa pead olema niimoodi krampis, jalad harkis ja käima niimoodi. No aga suvel see ei ole jalad harkis. Suvel ei ole jalad harkis, aga nagu samas, kui see külm tuleb sulle kogu aeg, siis sa oled ka nagu pea õlgade vahel. Siis lähed autoga. Ja siis lähed autoga, kes sa pead nagu kogu aeg oma õlgade osas nagu mõtlema, kuidas sa need õlad vabaks saad. Ja ma saan aru, mis või siis see, et sa oled seal, et äkki ülemus ütleb midagi. Oled tardunud. Siis sa töötad vale koha peal, kui sellist asja kardad. Aga kas sul on veel mõni kiri? Minu arvates on meile kirjutanud mingi noorte inimeste käng, kes hakkasid kirjutama meile millest? Catfish imisest. Ja seal oli nagu selliseid teemasid, mille peale doktor Saagim võiks täiesti reageerida. Nii. Kas sa oled rääkinud meil siin fetišistest, millega oled kokku puutunud või tead, milliste fetišitega tegeletakse? Kõigiga, absoluutselt kõigiga, you just name it. Ma ei saagi nagu mitte midagi, ma mõtlen, kas mind täna isegi üllataks midagi, et absoluutselt kõikide fetišitega, et siin on ju põnev pool see, et minu meelest fetiš on teretulnud siis, kui sa oled juba pikemat aega võib-olla kellegiga koos olnud, aga noh, tavaliselt fetiš on, ma ei taha öelda selle kohta, et see on haigus on ju. See mingil määral on, mõtle, kui mingi inimene tahab su saapaga nagu kuidagi pidi suhestuda. Seda varbalugu rääkisin. Ja varbalugu sa rääkisid. Lutsutab ja mul oli mingi vend, kes kogu aeg lutsutas nagu varbaid tõesti. On varba fetiš, on kummiku fetiš näiteks, et tahab, et naine oleks kogu aeg, tõmbaks kummikud jalga. Et kummik erutab näiteks. No kas sa võid sellise asja peale tulla, et see... Lüpsik ei pea olema. Ei, väga šikid ja puhtad kummikud peavad olema, aga mingi... Ma mõtlen, et see ju tuleb inimesele kusagilt lapsepõlvest, et võib-olla ta siis sai seksuaalse kogemuse või erutuse sellest, et tõesti oligi võib-olla mannerguga lüpsja ja kummikutega, mida ta väike laps nägi kõigepealt on ju, ja siis võib-olla nägi sinna tädi kitli alla, seal ei olnud aluspükse ja siis, aga see kummik jääb nagu kumama, et see kummik peab nagu jalas olema naisele, et muidu ta ei saa
rahuldust ja paljud lapsed on ju ka see, et kui tuleb sul see kuidas seda kutsutakse isegi, et noh, et sa pead nagu kere peale saama. Et vaata ihunuhtluse tüüpi asi, vaata paljud mehed võtavad seda, nad lausa tahavad, et sa võtad rihma välja, hakkad neid peksma, on ju. Et nad on saanud selle erutusmomendi sellest, kui neid lapsena on löödud ja pekstud. Et ju see pole siis, noh, see on olnud mingis mõttes nagu alandav. Aga samas ka erutav. Aga samas nagu kuidagi huvitav, mõtle, sul kistakse tagumik paljaks, on ju, no mis siis tehti vanasti, võib-olla pandi, eks ole, üle põlvede veel ja siis hakati taguma, on ju. No päris seksikast, kui nii võtta, on ju. Ja mõtle, see jääbki sulle lapsepõlve trauma, sellepärast ongi võib-olla nüüd nii, et lapsi lüüa ei tohi, sellepärast, et vähendada neid no ma kujutan ette, mis juhtub, kui tänapäeval oleks mingi vitsakimp peegli vahel, nagu meil kodus oli, et mõtle, mis siis saab, kui see vitsakimp tuleb või lähed, tood ise endale vitsa ja siis vaatame, mis saab. Vist ühe korra ma mäletan, et seda kasutati, aga see teema oli nagu olemas, aga sul, kuidas on sul nende erinevate sidumismängude ja kõikide muude karistamistega? Mulle ei meeldi, ei, mulle ei meeldi, aga kui mul on olnud küll selliseid perioode, et kui mul on mingi peika olnud, kes on tahtnud neid asju teha, siis olen nõus olnud proovima. Ma ei ole küll selline, kes lidub minema. Ei, et see ei tohi olla, noh, seal on see oma mingi turvasõna, et sa, kui sul läheb natuke üle piiri või noh, sa tunned, et okei, mulle siiski see ei meeldi, et see peab nii usaldusväärne partner olema, kellega sa saad ennast nii vabalt tunda. Ja mina küll ei jätaks proovimata, et kui see nagu toob särtsu, armuõnne ja mingit nagu sädelus, siis jumala pärast, et kõik asju võib siin elus proovida ja kui ei meeldi, sa katsetad ühe korra selle asja ära, siis ikkagi otsustada, mulle see ei meeldi. No ja siis ütled, et mulle see ei meeldi. No ja kui see on ainukene põhjus, miks te koos olete lõpuks, no siis see ei ole ka okei, et noh, ma arvan, et noh, ma mõtlen, et see haiget saamise või see koht võiks ära olla, et sa piinled, et see mulle ei meeldi. Et sa teed midagi, mida sa tegelikult ei tahaks teha. Et need igasugused, võt nendest ma ei saa aru, ma tean küll 2 inimest, kellele need kullavihmad nii-öelda guugeldage ja küsigi ise AI-st, mis siis on meeldivad, nad teevad, millele meeldib, need ei tee kogu aeg, aga neile meeldib see mingites situatsioonides, ma ei saa sellest aru, aga ma ei peagi aru saama kõikidest asjadest. Kui neile meeldib, siis jumala pärast ja vaata, see on ju ka fetiš, kui osad ei saagi rahuldust ilma, et seal naisi kuidagi seal juustest ei sikutaks ja ei sakutaks ja ei teeks mingeid selliseid. Hästi palju on inimestel seksuaalsel pinnal ka mingid pornofilmi klišeesid, noh, kogu see juustest rebimine ja tagumiku peale laksu andmine ja siis kõik see karjumine Helga Schnelle või midagi sellist, et siis tekib nagu küsimus, milleks, aga noh, ma olen ka saanud aru, kui ma olen rääkinud inimestega, kes OnlyFansis omavad kontosid, siis nõudlus kuldse vihma järgi on väga suur. See on nagu hämmastav. See oli pigem hämmastav, mitte see asi ise, vaid just see, et seda hästi palju harrastatakse. Aga no minu jaoks läheb see küll mingist kohast, neid on ka erineva ju astme, issand, kuhu me oleme jõudnud sinu saatega, erineva tasemega, et no, et üks on see võib-olla, et jah, aga kui sulle võib-olla ikkagi näkku või suhu lastakse, siis ma isegi, mul on halb ja meil on füüsiliselt halb, et me ei saa seda teha ja ma ei saa, aga sa ei peagi elus kõikidest asjadest aru saama, mina mõtlen niipidi, et las inimesed teevad neid asju, mis nendele meeldivad, ärge mõistkem neid hukka ja siis vaatame oma asju, kuidas me enda asjadega hakkama saame. No aga alati jah, peab olema turvaline ruum ja ei pea asjadest ju ka kaasa minema ja kehtestama oma piire, et noh, kui midagi ei sobi, siis täpselt nii ongi. Tead, mis mind tänapäeval häirib ja ma ei viitsi seda teemat üles tõstes, sellest on viimastel aegadel siin nii palju räägitud, aga tead, mis ma avastasin järsku või noh, see on üldtuntud või teada tõde ilmselt, et need inimesed, kes kõige rohkem siunavad neid samasoolisi, igasugused nässakad,
tead, mis kapihomod või? need on ja kapihomod on nendest ka osad, aga nad on ise ilged nilbikud tegelikult, et nad kuidagi räägivad sellest, millised kriteeriumid võiks olla meil käitumises ja noh, et kuidas on viisakas ja mis on nagu hälve, nad ütlevad. Kuidas on hästi, kuidas on õige. Kuidas on õige, vaat see on õigesti. Et inimesed, kes on ka nagu moraalimajakad, et mõtlevad, et nii on ja nii ei ole. Ja alati ja nüüd ma olen jõudnud järelduseni oma pika elu ja jooksul, et kui hiljem on nende inimeste enda taust, see tuleb ikka ühel hetkel välja, sa ei saa mitte midagi parata, keegi ikkagi räägib, kuskilt see info ikkagi lõpuks välja imbub, kõikide inimeste saladused kusjuures, siis sa saad teada, et need inimesed on ise käituvad, kui nende arvates keegi ei näe ega vaata või nad käituvad ise väga vastikult. See võib-olla, kellele homod ei meeldi, ta võib, talle meeldivad küll naised, jah, aga ta võib olla näiteks ise abielus, aga siis ta ahistab noori tüdrukuid näiteks. Mis ei ole ka okei. Mis ei ole ju tegelikult okei. Ja vahel, kui ma tean neid asju, siis ma vaatan seda inimest või kuulan või loen tema kirjutusi ja siis mõtlen selle peale, kuna ma tean, et ta on päriselus ikka teinud ise ka mitte vähe selliseid kummalisi ja vastikuid asju, siis ma tahaks ma ei tea, võtta selle telefoni või kirjutada talle ja öelda, et kuule, kallis inimene, et kas sa tõesti oled see, kes võtab nüüd selle kivi ja viskab esimesena, aga mõtle natukene selle peale, mida sa ise oma elus korda oled saatnud. Ja ma tean, et see võtaks hinge kinni nii mõnelgi inimesel ja sellepärast seda enam ma ei saa aru, et kuidas nad kritiseerivad, sõimavad, mõistavad hukka teisi inimesi, olles ise tegelikult päris õudne purakas. Et seda ma tahan öelda, et võib-olla ma suunangi selle küsimuse nendele inimestele, et üldse kõigile inimestele, et enne kui sa lähed kedagi kritiseerima ja mõnitama või õpetama isegi, sa astu 3 sammu tagasi ja mõtle, oota, aga kas ma ei ole mitte kunagi teinud sellist asja või analoogset asja või käitunud nagu mingis mõttes valesti. Et kas mina olen patuta, et visata esimene kinni? Just. Ja mõtle ja siis sa saad järsku aru, et issa, aga ma olen ju ka teinud pattu. Ma ei saa seda kivi siit maast võtta ja visata seda inimest, sest et võib-olla siin jõulude all tasuks selle peale mõelda ja tasuks ka mõelda mõistmise peale ja armastamise peale või armastuse, teise inimese ligemese armastuse peale, millest ka kogu aeg jahvatatakse ja siis järsku mingis viha või errori oos see unustatakse ära. No aga see on ka täpselt see, et millisena inimesed seda armastust mõistavad, et sageli see armastus on nagu mingi omandisuhe, et kuule, vaata, kui palju ma olen sinusse panustanud ja mida sa mulle vastu annad või mida vanemad sageli lastele teevad, mida mehed naistele teevad või ka naised meestele, et ütlevad, et ma olen oma parimad aastad sulle andnud ja mis ma olen sellest saanud, et nüüd sa lähed nagu, ma ei tea, kuhu, kellega, millega iganes, eks ole, et see nagu kaubanduslik suhe, see ei ole ju armastus, see ei ole ka mingi ligimese armastus. No et see on nagu sulle mulle, eks ole. Just, et tasuks selle peale siin pühade ajal, kui on nüüd rohkem aega, nüüd on pikad pühad tulevad kusjuures. Ja hakkavad kolmapäeval juba peale. Et siis siin võib-olla siin selle teleka vaatamise vahepeale ja raamatu lugemise vahepeale ja teiste klatšimise ja kirumise vahepeale võiks mõelda ka selle peale, et hakata ise paremaks inimeseks, muuta võib-olla iseenda käitumist kõigepealt. Ja siis hakata teisi kritiseerima. See kõlas juba peaaegu nagu siuke pühade jutlus, et ma arvan, et Anu võib omale Pühavaimu kirikus panna õige aja kinni selleks, et nagu rääkida inimestele pühade ajaks nagu vagasid mõtisklusi, aga ma arvan, et paljudele inimestele see hetk, kus nad on nagu perega pikalt koos, on nagu päris keeruline üle elada ja seal läheb seda ligimese armastust hädasti vaja, et keegi ei saaks viga. Jah, seda me nägime koroona ajal, kui inimesed pidid pikalt koos olema, millega nad ei olnud harjunud, et
et kõik ju tuhisevad hommikul minema ja tulevad õhtul hilja ja sellist ühtset koos olemise aega ei olnudki vist. Ei oldudki harjutud enam veetma ja võib-olla nädala lõpud, aga siis on ka ju igasugused tegemised, sõpradega kohtumised, lastetrennid, mingid toredad peod ja asjad ja siis, kui pidi olema ninapidi koos. See oli huvitav jah see, et inimesed läksid tülli, hästi paljud läksid lahku. Ja oli sellist koduvägivalda oli hästi palju sel ajal ja kõike. Paljud inimesed hakkasid metsikult alkoholi tarvitama, et nad ei suutnud kuidagi tühjust elus millegiga täita, et samas minule tegelikult meeldib mõnes mõttes ka selle aja, mis praegu on selline mõõdukas paganlikkus, üks asi on see, et tullakse kokku ja pidutsetakse, aga teine asi on ka see, et see päike on pesas, sa oled paigal, sa peadki nagu tegelema sellega, et sa oled paigal, et sa ei saa tormelda ära kuhugi, et mul on see kohustus, mul on teine kohustus, et sa oledki nagu nende inimestega, eriti ja mingites võib-olla sellistes lihtsamates maaoludes või mida iganes, et kus sa saadki nautida hoopis teistsuguseid asju kui linnas, et sul ei ole võimalik ennast ära peita mingite kohustuste taha. Jah, ei tea, huvitav aeg on see. Eks me võib-olla räägime peale jõule siis. Kuidas läks? Aga kuule, meie saade on lõpukorral juba ja võib-olla räägime oma pühade ehetest, sellepärast et vaata, kui toreda ideega on siis välja tulnud Monnamee ehted, et Reelika on teinud need meile kõik. Ja ta on siin disaininud sellise meeste lipsu peale, mõtle milline aksessuaar, et sul ei peagi alati ehted kaelas rippuma, vaid ma tahan kõiki neid prosse ja siis sa saadki need kõik prossid korraga endale külge panna sellisel moel, näiteks lipsu küljes, minu meelest ideaalne. Minu arvates sa alustasid nagu sellist uut moevoolu praegu, et ma tahaks teada, kuidas hiljemalt 10. jaanuariks enamik lugupeetud naisi ilmub välja lipsudega, kus on kõik nende väärtuslikud prossid ja minu arvates sul on juba täiesti saabunud kevad, kõik putukad on ärganud, siputavad ringi, minul on neid uss, eks ole, madu. Veel maa-aasta kestab meil veebruarini vist. Ja just, et ma saan seda maakesega veel ringi käia ennem, kui ma jõuan Kuulge, ja vaadake, prosse võib panna ka tordi kaunistuseks ja kuidas seda kutsutakse? Panettone, see on Itaalia jõulukeeks. Et kas me nüüd laseme... Ära need putukad on ilused. Ma mõtlen, et ma murraan seda sai. Võta murra, muidugi. Vaatame, seal pidi pistaatsia sees olema. Et ma arvan, et olles olnud mõnikord ka Itaalias, et seal on selline komme, et seal ju kingitakse need. Ja, aga seal ei ole kuni jõuluõhtuni, kui see väike beebi Kristus sünnib, ei ole ühtegi last sõimes, jõulusõimes ja siis ta tuleb sinna ja siis öösel hakatakse seda tähistama. See imepähme, sa ei tea, kuidas see lõhnab. Ja tõesti, pistaatsia. Meil on siin täna täielik lõhnamaagia. Aga kus seda saab Maximast või? Ja see Maxima, ma arvan jah, et järjest enam tuleb meile selliseid toredaid pühade traditsioone ja miks mitte Itaalia maitsed ja meie head kodused piparkoogid on Kalevilt. Kalevilt on meil palju asju siin. Ja, just. Ja kui Kalevi asjad on järsku nagu mõnele liiga magusad, siis meil on sellised trapa asjad, kus ei ole suhkrut. Ma tean ka neid inimesi, kes tahavad tarbida nii-öelda magusat ilma sugarita 0%. Ainult erinevad magusained. Lihtsalt magusainetega tehtud ja siin on tõesti, on piima, on valge šokolaad, on tume šokolaad, olen kõik järgi proovinud. Mina tegin veel sellise kombo, et võtsin ühe tükikese valget, ühe tükikese tumedat ja siis issand ka hästi maitses. Ja see oli nagu suurepärane. Minu arvates meil on täna tekkinud ka sealt uus valik, mis päästis minu päeva. Ma ei olnud jõudnud lõunat süüa ja siit on tulnud selline itaaliapärane oliivide ja piparde segu, mis sobib ka nagu selliseks kergeks visiidiks. Võtad kellegi juurde kaasa, pudel veini ja saadki nagu lobiseda ja ei saa öelda, et ei ole aega või ei Minu meelest üldse Maximal on tulnud need, ma juba eelmine kord proovisin neid viigimarju. Well done ja olid viigimarjad, see olid trühvlitega, olid sellised, on soolased, on magusad variandid, ampsud, jube head, tõsiselt. Ma olen üllatunud, et
nii kvaliteetseid asju saab Maximas. Premium klass on see, sinna on peale kirjutatud. Aga võib sulle siis Anu soovida... Sokid. Mul ei ole sokke. Minul on terve koti täis sokke ja kuulge inimesed, te võite ju, siin on pikki ja lühikeseid sokke rebastega ja hirvekestega, need meil on siin ju Šishist on meil nupsik siin. Kas ta on nöpsik? Või vabandust, nöpsik, juba läks nimi sessi. Mis me taga peale pühi teeme, laseme metsa? Ei, me võtame ta, me jätamegi ta siia. Kevadel paneme linnud külge. Just, et sokisahtlist on armsad kingitused. Aga mis me paluksime, kirjutage meile skandaalne@delfi.ee ja te võite võita toredaid kingitusi ja meil väga paljud kirjasaatjad ongi saanud selliseid imetoredaid üllatusi. Et kirjutage julgelt enda kogemustest võib-olla, mis teid on aidanud, kas mõni toode, mida me oleme siin taevani kiitnud, siin on näiteks selline pruunistav vaht, et kui talvel oled ikkagi liiga valge või sinine, siis selliseid asju. No see kullaga St. Moritz on nagu väga hea, sellepärast, mis firmalt see oligi, et ongi St. Moritz, jah? Et see on ju pühade ajal, kui on õlad paljad, selline paljastav kleit, siis tehke oma õlad kuldseks ja siin oli selline juukseõli ka. Piret on juba kindlasti proovinud. Ja kuna ma tahan ka saada pikki juukseid nagu Anul, eks ole, ja siis juuste juurde, siis see aitab vähendada stressi ja sellega on päris mõnus, isegi võib tegelikult päeval ringi jalutada, keegi ei saa aru, kas sul on keel peas või juukseõli, et see on peanahaõli ka, mitte ainult juustele. Et see aitab vähendada seda ka stressi ja kui ta näiteks kombineerida mõne väikse massaažividinaga, siis oleks väga tore. Vau, siin on Ahreinilt veel mingid no ühesõnaga imelisi. Et me oleme siin tohutu lõhna ja naudingu laine peal ja kui teil tekib igasuguseid ideid, siis tõesti kirjutage meile ja soovime teile imelist pühade aega ja nagu Anu ütles, ligimese armastust. Jah, jõulurahu alaku nüüd. Yeah, she's a super girl. Hea tüdruk. Super girls don't cry.